teile lühiülevaate meie grupis viimastel aegadel toimunud uurimistööst superhappeliste molekulide disaini ja happelisuse mõõtmisel. Me vaatleme siinjuures eeskätt just Brønstedi happelisust ja samuti me vaatleme molekule, mitte niivõrd keskkondi ja juttu tuleb nii mõõtmisest kui disainist, nagu öeldakse, ja teekski kõigepealt selgeks selle molekuli ja keskkonna vahelise vastuolu või erinevuse. Me saame rääkida, kas molekuli Brønstedi happelisusest, mis väljendab molekuli võimet teistele molekulidele prootonit anda, või me saame rääkida keskkonna Brønstedi happelisusest, mis väljendab keskkonna võimet anda prootonit sellesse keskkonda sukeldatud molekuli. Ja need on täitsa erinevad asjad ja neid ka mõõdetakse erinevat moodi. Molekulide happelisust enamasti mõõdetakse vastavate happelisuse dissotsiatsiooni tasakaalu konstantide kaudu või deprotoneerimisvaba energiate kaudu gaasida. Samas keskkonna Brønstedi happelisuse mõõdupuuks kõige tavalisema juhtumil on tavaline pH, mis väga hästi töötab vesilahuses. H0 tugevalt happelistes lahudes. Viimasel ajal on õnnestunud meil ka luua üks täiendav ja potentsiaalselt väga universaalne keskkonna happelisuse väljendatud selles ettekandes väga palju juttu ei tule. Dissotsiatsiooni konstant ja samuti pK definitsioonil ma siin pikalt ei teadki, üsna sellised asjad, samuti mitte gaasifaasilise happelisuse definitsiooni, samamoodi selle dissotsiatsiooni tasakaalu reaktsiooni kaudu defineeritud. Ütlen vaid ühe niisuguse näite siia, et rääkida happelisuse mõõtmisest erinevates lahustites või siis lahustis- ja gaasifaasis on vägagi mõtet just selle tõttu, et erinevates keskkondades ainult happelisus või olla dramaatiliselt erinevad. Siin on toodud ühtne näide, vesinikbromiidhappe 2,4 nitrofenool. Vees on vesinikbromiidhappe 10 astmel 13 korda tugevam sellest nitrofenoolist, gaasifaasis on 10 astmel 7 korda mööda. Ja see ei ole ainus näide, neid võib palju. Ja igaks juhuks ütlen üle, et need samad suurused, millest siin juttu tuleb, mida väiksemad on need numbrid, seda tugevamad on. Nii saame aru. Mis on superhappel? Siin on niiviisi jällegi üsna hiljaaegu on täpsustatud superhappelisuse definitsioon, samas kui see laias plaanis on teatud ammu. Superhappeline keskkond, see on niisugune keskkond, mille Brønstedi happelisus on tugevam kui 100% väävehappel ja superhappeline molekul, see on niisugune molekul, mis antud uurimise all olevas keskkonnas on tugevam kui väävehappe molekul. Ja miks neid happelisuse andmeid, aga tegelikult superhappete disaini üldse tarvis on? Kõigepealt, kui me räägime juba olemasolevast happest või miks mitte ka alustest, siis igasuguse happe üks oluline olemuslik omadus on tema happelisus. Samuti happelisuse andmed on väga olulised igasuguste reaktsioonide, mehhanismide ja protsesside lahti mõtestamiseks, nii samuti uute reaktsioonide ja protsesside ennustamiseks. Siis uudsete hapete aluste loomise jaoks, kui olemasolevate happelisuse teada on, siis nende järgi struktuuri muutes võib olla võimalik ennustada, mida struktuuri ette võtta, et veel happelisemad või mingit muutisi teistsuguste omadustega molekul saada. Ja samuti kasutatakse neid andmeid päris palju teoreetiliste arvutusmeetodite väljaandmiseks. Ja nüüd, kuidas me mõõdaksime ülihappeliste molekulide happelisust? Üldiselt on niiviisi, et need samad pK väärtused, millest olid mõned slaidid tagasi juttu, huvitaval kombel ei ole väga palju levinud, siiamaani olnud, seetõttu, et neid on väga raske mõõta tugevalt happelisust. Seetõttu enamasti on neid püütud hinnata nende tugevust nimetatud H0 skaala ja järgi H0 numbritega. Aga selle probleem on muidugi see, et see on erinevad H0 väärtused vastavad erinevatele keskkondadele. H0 skaala endas kätkeb olemuslikult ka keskkonna muutumist. Ja samuti on H0 üleüldse pigem keskkonna kui et molekulilisem. Hiljaaegu riigi grupp Ameerikas lõi ühe väga huvitava mooduse väga tugevate happete happelisuse kaudseks hindamiseks, mis on vastavate happeanioonide ja teatava molekuli vahelise vesiniksideme õnkesageduste kaudu. Aga sellega on jälle see probleem, et see on kaudne meetod, see sisuliselt iseloomustab vesiniksidet, mitte tasakaalulist happelisust. Need asjad on küll korreleeritud, aga mitte siiski üheselt sama.
Me jõuame jälle siia PKA väärtuste mõõtmise juurde tagasi, mis on ilmne ja arusaadav, aga tõesti siis praktiliste raskuste tõttu peaaegu et kasutamata siiamaani. Ja kasutamata on ta suuresti sellepärast, et ei ole mõeldud välja siiamaani niisugust lahustit ja ka niisugust mõõtmismeetodit, mis seda mõistlikult teha võimaldaks. See lahust ilmselgelt peab olema võimalikult madala aluselisusega, vastasel juhul need tugevad happed saavad nivelleeritud. Teisalt peab ta olema nii kõrged elektrilise konstandil kui võimalik, et ioonide dissotsiatsioon toimus. Siis võib sellel lahustil olla autopropolüüsi konstant nii madal või tema pK niivõrd kõrge kui võimalik, et olla võimalik koostada laia ulatusega happelisuse skaala, et siis happeid eristada suures vahemikus. Usun, et võin üsna kindlasti öelda, et sellist ideaalset lahustit, mis kõikides aspektides hea oleks, ei õnnestuks teil. Ja no vesi arusaadavalt ei sobi üldse, lihtsalt sellepärast, et ta on väga kõrge aluselisusega lahustit selles süsteemis, millest siin on praegu jutt. Ja üks lahusti, millega on palju töötatud juba enne meid ja millega meie oleme päris palju töötanud, on acetonitriil. Acetonitriil on üsna mõistlik lahusti tugevate happelisuse uurimiseks. Et näiteks kõik niisugused ained nagu H-kroom, H-kloor, väävelhappe on täiesti mõistlikult korrektselt seal mõõdetavad erinevad vesilahused. On koostatud neid mõned aastad tagasi hiljuti täiendatud üsna ulatuslik tugevate hapete happelisuse skaala. Vaadata selle skaala alumist otsa, siis väävelhape asub kusagil siin ja no me näeme, et vast üks nii 5-6 suurusjärk annab väävelhappest veel ka tugevamaks minna seal. Aga nüüd ikkagi veel tugevamaid happeid oleks huvi mõõta ja seda ikkagi acetonitriil teha ei võimalda, sest temal on teatav aluselisus siiski täitsa olemas. Ja me lõpuks oma otsingutes jõudsime niisuguse lahustini nagu 1,2-dikloroetaan. Meil on nüüd tõepoolest väga madal aluselisus, peaaegu et olematu, pK auto on tal ülikõrge, peaaegu et mitte mõõdetav. See on inertne, stabiilne, kättesaadav lahusti, see tugevad happelistes tingimustes inertsus on väga oluline. Ja lahmine happe toimet niisugune kasutada ei saa. Ja tema piirang tegelikult põhiliselt on madal dielektriline konstant. Tegelikult kloroalkaanidest on üks kõrgemaid, aga suures plaanis ikkagi on üsna madal. Ja seetõttu me ei saa siin rääkida päris niisugustest tavapärastest joonsetest happelisustest, vaid pigem joonpaarhappelisust. Ja tõesti küllaltki suure pusimise ja pingutamise peale, mille põhiraskuse, ma julgen öelda 95% ulatuses kandis meie tubli kaastöötaja Agnes Kütt, õnnestus koostadagi tugevate hapete happelisuse skaala 1,2-dikloroetaanis. See skaala ei ole praegu mitte millegi külge ankurdatud, nii et need väärtused, mida me siin näeme, on suhtelised väärtused nitriinhappe suhtes, nii et nad ei väljenda endast reaalseid tasakaalu konstantide negatiivseid logaritme. Ja me näeme jällegi, et siin on nüüd kõik need meie sõbrad ja lemmikud tugevad happed peal, aga puent on selles, et näete, siin on teist niisama palju seda skaalat veel siin all. Ja need kõige tugevamad happed ongi nüüd siin all. Ja acetonitriili skaala kõige tugevam happe on see. See on kõige tugevam happe, mis acetonitriilis on siiamaani ära mõõdetud. Ja kogu see teine lehekülg siin on siis veelgi tugevam. Happelisuse järjekord muidugi dikloroetaanis on hoopis erinev kui vees. Me kuidagi ei saa üks-üheselt siit nüüd hakata ennustama vesilahuse pK väärtusi. Aga ise hindame niiviisi, et olenevalt ainest siin leidub aineid, mille pK vesikeskkonnas võiksid olla kuskil -10, -20 kanti. Sinna kanti, me teame näiteks seda, et H-joodil ta usutakse kuskil -10 kandis olevat triklorometaansulfoonhappel vist -12. Ja me näeme näiteks väävelhappe kui tugeva happe, nii epitoom on siin üsna tagasihoidlikult esitatud. Samuti vesinik, halogeniidhapped ei torka suht millegi poolest siin. Ma ei hakka sellest joonpaarhappelisuse olemusest praegu üldse rääkima, et aega kokku, et kui keegi huvitatud on, ma räägin sellest ära. Samuti mitte sellest, miks siin väga palju noori on, ütlen vaid seda, et see on tulemuste usaldusväärsuse tõstmiseks tegelikult kattuvate mõõtmiste tõstmiseks. Me läheme nüüd disaini juurde, kui me tahame luua mingeid uusi happeid, siis asjad, mis
või omadused, mis võiksid uutel superhappetel olla, võiks olla muidugi kõigepealt kõrge happeliht. See võiks vastata täpselt Brønstori skeemile, seda ega mitte sisaldada endas mingit äralagunemist või mitte tasakaalu. See happe võiks protoneerida aineid puhtalt, see tähendab ilma kõrvalreaktsioonideta, näiteks nukleofiilsed või ütleme siis oksüdeerivad omadused happel oleksid üldiselt ebasoovitavad. Juunise happelisus ei ole soovitatud, ta peaks olema stabiilne see molekul ja tema anioon võiks olla nõrkligand, et jällegi tema kasutusvõimalusi avaldada. Ja niisugusi uusi happeid saab disainida kas siis happepõhist, nagu enamasti on tehtud, valitakse välja mõni emaühend ja seda modifitseeritakse. Siin on meil näiteks metafosforhappe ja triklorometaansülfoonhappe, mida näete mõlemad on võimalik teatavate modifikatsioonidega teha tunduvalt happelikud. See siin vastab umbkaudu siis 35 ja see siin umbkaudu 30 suurusjärgule happelikkuse kasvule. Aga tegelikult kukub välja niiviisi, et sellel lähenemisviisil on oma teatav põhimõtteline piir ees. Ja kui me nüüd need samad molekulid siin ette võtame, siis nende väga uhkete asendajate sisseviimisel me viime sisse ka suure hulga aluselisuse tsentri. Ja näete, see proton sunnik ei lähe enam sinna, vaid läheb siia hoopis. Tegelikult see molekul ise on aluseliselt ja ta tõmbab selle happelisuse alla ja täpselt samamoodi näete, siin tekib sisemolekulaarse vesindus. Ja seetõttu niisugune tsentrite juurde loomine tegelikult on halb ja see piirab selle lähenemisviisi kasutusvõimalust üldse. Ja seetõttu parem on niinimetatud anioonipõhine lähenemine, kus me happest ei mõtle üldse, me mõtleme ainult anioon. Me üritame disainida aniooni, mis oleks võimalikult delokaliseeritud laenguga, võimalikult stabiilne, võimalikult madal alusel. Me ei vaata ühtki konkreetset aluselisust tsentrit, me lihtsalt üritame teha nii, et neid ei ole. Ja proton otsigu ise, kus ta saab. Ja siin tuleb nüüd võtta elementi fluor mängu, kukub nüüd huvitavalt välja, et fluor on üks unikaalselt heade omadustega element, kui me räägime tugevat hapete disaini. Fluoro asendaja on väga madal aluselisus, ta alandab kõigi võimalike aluselisuse tsentrite aluselisust, mis talle läheb. Teiseks, XF, kus see siis tähendab, kuna me suvalist elementi sidemid kikuvad olema väga stabiilsed ja näiteks CF-side on üks kõige püsivamaid üksiksidemid, mis üldse olemas. See on väga oluline just selle stabiilsusega ja praktiliste rakenduste mõttes. Samuti on fluoro kõige väiksemate mõõtmetega asendajad vesinikus erinevad asendajad, mis tähendab seda, et polüfluoroühendid erinevatest polüfluoroühendid püsivad üldse hästi koos. Ei karda nad kuuma, ei lagune ära, ignoreerimine on üks hea nõks. Ja siin on toodud mõningad substituendi konstandid mõningate asendajate jaoks ja meie jaoks võib-olla kõige huvitavamad oleksidki need. Ja on vahva vaadata, et ega nad ei ole justkui nii väga muljetavad. Ma ei hakka neid numbreid analüüsima, ütlen vaid, et need kaks asendajat löövad pika puuga neid kahte ülemist asendajat. Ta kukub välja, et kui me läheme tõeliselt tugevalt asendajat, siis need huvitaval kombel ületavad oma teaduse poolest. Ja näete, siin on toodud üks niisugune tabel, kui me paneme mõne nendest asendajatest, mis siin on välja toodud, kas fenooli vara asendisse, siis tsüanorühm on kaugelt kõige happestavama mõjuga, annab kõige tugevama. Kui me niisugusele huvitavale borata benseenile paneme need asendajad kõige, siis ka tsüanorühm ületab teisi. Näete nüüd juba niisugused tetra X boraat aniooni puhul, näete osutub, et C3 rühm on nüüd. Ja lõpuks, kui me vaatame neid karboraan anioone või karboraani kerasid, siis nende puhul näete, et on ikkagi C3 üle kõige tunduvalt vähem happeline on vastav tsüanoderivaat. Võib siin öelda kohe ära siis ka niisuguse ennetava visiooni, et praegusel ajal inimkonnal ei ole silma ees ühtegi paremat baasstruktuuri ülitugevate hapete loomiseks, kui niisugune karboraani keradus on 11 booriaatomit, üks süsinikuaatom, siin on asendajad ja summaarselt on sellel keral negatiivne laen. See on siis nii-öelda keradus vaesel prootonil on üldiselt mitte kuhugi minna ja seetõttu ta sinna hästi külge minna ta ei saa ja seetõttu vastav hape siis ka tõesti väga happeline on. Ja siin on lõpetuseks toodud ära üks niisugune jupikene valitud hapete gaasilisi happelisusi, need on peaaegu kõik on arvutuslikud väärtused, mõned vähest on elementaalsed ka. Ja no väävelhappe on siin pandud jälle
siia ja kogu see ülejäänud seltskond on äärehappest tugevam ja me näeme, siin on ka veel niisugused üsna tavapärased happed, siit edasi lähevad juba õige kummalised ja näete, asendamata karboraanhappe on hinnatud umbes siia. See uskumatu lugu, et molekul, meil on ainult süsinik, vesinik ja boor sees võib niisuguse vinge happelisus olla. Aga kui me nüüd lähme järgmise lehekülje peale, siis läheb asi kohe päris karmiks. Siin on ka veel mitmesugused unikaalsed struktuurid. Ja alates kuskil 200 mõnekümnest kilokalorist mooli kohta praktiliselt muud enam ei ole kui need karboraanikerad. Ja kõige happelisem, mida siiamaani on üritatud siis ennustada, seda mõõta keegi suutnud ei ole, kuigi ta anion eksisteerib ka reaalselt. Hinnatakse olema umbes 175 kilokalorit mooli, mis on täiesti pöörane ja ebamaiselt tugev number. Võiks siis uskuda, et nende ühendite hulka kuuluks võib-olla praeguse aja kõige tugevamad happed, mis on. Ütlen lisaks veel seda, et põhimõtteliselt need ained on vabade hapetena tõesti ka eraldatavad ja lausa purki pandavad. Konkreetselt mitte päris selle, aga väga lähedase ainega sellele, mida ma praegu näitan, on seda tehtud ja ta on nii-öelda puudist. Sellega ma lõpetan. Ma soovin tänada kõiki neid inimesi, kes selle töö on teinud. Võib-olla kõige rohkem tõesti Agnes Kütti, keda ma juba märkisin. Siit näeb õige põgusalt ka, milline on see eksperimenditehnika selle juures. See kõik käib inertsetes, veevabades tingimustes. Ma tänaksin ka osalejaid, mulle seda võimalust siin pakkumast ja ma tänan kõiki kuulamisest. Aitäh! Nii oleme tänased väga ülevaatliku loengu eest ja nüüd on meil väga meeldiv võimalus küsimusi küsida, sest me peame kõik osalejad võrdselt kohtlema. Seega küsimusi esitama. Nii, palun, jah. Mis see üldine metoodika on nende karboraanikerade fluoriderivaatide saamiseks, et kas veevaba vesi fluoriidid või? Teate, olen nii rumal, et sulle praegu öelda, oli küll see, aga ta oli natuke veel keerulisem. Ja see paraku ei ole eriti lihtne süntees ja ongi üks suur õnnetus on nendel fluorideradel üldse. Ka seda baasstruktuuri ennast sünteesida on raske ja vaid. Lähteained on kallid, saagised on madalad, see võtab pikka aega. Ja mõtleks, kui keegi sünteesi inimestest sooviks teha tõesti vinge läbivuurde selles valdkonnas, siis kui te mõtlete välja selle aine sünteesiks ühe lihtsa nii-öelda 100 grammistes suurusjärkudes tehtava sünteesi tees ja oleks väga mingi saatus. Nii, aitäh. Nii, veel küsimusi? Milleks meile nii happeliseid ühendeid vaja on? See on hea küsimus. Tegelikult on niiviisi, et nendel karboraanhappetel, happelisus on ka ebamaine, aga neil on paar muud tube head omadust. Ma enne tõin välja selle puhta protoneerimise. Üldiselt on niimoodi, et nendest puhtamat protoneerimist on peaaegu võimatu leida. Need joonid on nimelt ka äärmiselt, eriti kui nad siin on näiteks fluoreeritud või kloreeritud, on äärmiselt inertsed. Nende joonide kaasabil on võimalik sünteesida igasuguseid imelikke aineid, näiteks selle, jällegi mitte päris seal väga sarnasega, sellele on sünteesitud benseenisool, kus benseen, protoneeritud benseen on kation. Ja see sool on sedavõrd stabiilne, et ta on nii-öelda kühliga purgist võetav. Ja suur osa sellest stabiilsusest tulenebki selle üliinertse vastasanioni tegevusest. Nii et nad on väga nõrgalt koordineerivad, sest on ideaalsed anioonid kõikvõimalikele metallkompleks katalüsaatoritele, nad on suurepärased vastasanioonid kõikvõimalike plastikute ebastabiilsed katioonide stabiliseerimised, no ja muidugi siis happed. Nii, tänan. Nii kui keegi teeks selle 225 tsüanorühmadega koos selle karboraani valmis, siis võiksite meie sõltuvalt sellest, milline on tema kasti all. Mis seda juba tehtud? No jah, on ilmselt niivõrd üüratud kallid, et ei jaksa räägida. See on paraku kõigil neil üldine omadus. Neid ei saa teha suurtes kogustes hästi. See on tõsiselt raske. Jah, palun. Ühendustel on mingi seos vesiniku energeetikuga Ma ei ole üldse vesiniku energeetika asjad, ausalt öeldes.
kas ma võin aidata? No võib-olla paluks enne musti midagi. Nendega ei ole seost vesinikuenergeetika, neil on seost mingi muu energeetika. Teatud põhjustel ma seda ei. Olles väga kade inimene. Elektrokeemiliste vooluallikate anioonideks nad kindlasti ka sobiks, aga natuke suure koostöö. On suurkoolid, jah, reaalpindalal on suured, aga sellele vaatamata need karbonaanid, kultiveeritud karbonaanid võiksid ühe... No need teate nagu nii, et see keeruta liitiumioonpatareidest jõudsid hakata sobima, aga põhimõtteliselt on sinna vaja liitiumosa või mingi muu kätte panna. Nii me ei saa enam liitiumioonpatareist nimetada. Teatud põhjustel. Nii, aga nüüd kõiki tuleb võrdselt kohelda. Me täname veel kord niimoodi. Ma vabandan, et vastusele selle vastu, kui me järgmise sessiooni alguse 5 minutit edasi lükkame. Nii, 5 minutit edasi lükatud, 3 veerand, siia tagasi. Vahepeal nautige ilusat